Me oleme jõudnud siia Eestimaa kõige läänepoolsemasse otsa Pilguse mõisasse. See on siin Saaremaal ja me kohe läheme vaatame, mis siin toimumas on. Siin on täna pisike laat ja õhtul saame näha, mis kogemusi on võimalik lõõgastuseks saada siin Pilguse mõisas. Ja siin samas ongi nende hoone, kus täna on neil selline eriline laat ja lähme vaatame sinna sisse, mis seal on. Veidikene külm on, aga sellest ei ole midagi, sest siin on väiksed armsad lõkkekohakesed. Kui aus olla, siis ma ei ole sinna sisse veel vaadanud, aga me kohe näeme, mis seal on. Et põhimõtteliselt esimest aastat teeme on siis Pilguse laat, müüme enda maja tooteid ja siis ka sellised tooted, mida me nagu ise oma töös kasutame, et on siis disainielemente, on üks Taani firma Madame Stolz, kelle tooted meil on, siis meil on shishi-st mõned asjad, mida me oma köögis kasutame, need siis näiteks väga mõnusad. Siis meil on siit 2 kilti eemalt Karala külast on üks proua tõi siis oma hoidised ka müüki meile. Väike talu, kes ise siis oma asjadest teeb, ise kasvatavad, on neile mett ja erinevad asju siin. Ma tunnen, et siin on sellist võiküpsise lõhna, aga siin on siis võimalik... Vahvleid saab. Madame Stolz siis teeb koostööd Indiaga, et Indiast tulevad tal siis nagu erinevad nagu tooted on, et siin all on lillevaasid, on siis taaskasutatud plekist. Ma ei olegi, ma vabandan, et vahele segan selliseid roosad küünlaid, mitte kuskil. Võin öelda, väga populaarsed müügiartiklid, et ma vist pean ise ka ostma selle. Et meil siin nüüd 2 nädalat, mis mul lahti on olnud, siis küünal on üks põhimüügiartikkel olnud lisaks toidule. Muidugi toit on nagu see, mis on nagu meie maja nagu must be ja hästi palju just positiivset tagasisidet on tulnud nagu meie oma maja toodete suhtes. Et saan siis näidata ka, et on siis siuke marmelad, mis on siis rabarber, õun ja siis apelsin. Võib maitsta? Ja, ikka. Siis teine on tšillimoos. Siis edasi siit lähme, ma siin räägin, ma siis räägin, on siuke maitsevõi, kus on siis päikesekuivatatud tomat, on basiilik ja küüslauk. Siis on meie oma maja kimchi, väga populaarne. Siis on näkileib. Siis on meie oma maja müsli, mida meil oma kokad siis ka hommikul pakuvad. See on küll tõesti väga maitsev. Seda me kasutame suvel, meil on menüüs on suitsupardi rind, siis sinna kõrvale pakume seda. Siis siin on veel siuke gluteenivaba seemne crack, et võid proovida. Ja siis on siuksed vürtsikad mandlid ja india pähklid. Seal laua peal on siis mul meie oma siis maja 2 džinni, viin. Siis veinid, mida ise maale toome ja siis ka liköörid, mida me siin majas ise teeme. Siis et on limoncello ja siis rabarberi liköör ka. Kõige populaarsem asi, mida me nüüd oleme 2 nädalat müünud, on siis meie oma majas tehtud piparkoogi taigen muidugi. Need ilusad pätsid siin. Just, et võid ka proovida, et siin kõrval on sellest tehtud siis kohe ka nagu piparkoogid olemas. Uus asi, mida me müüki panime, siis on sellised sahvrani saiakesed. Sa võid sisse piiluda ja õhtusega ajal saate neid proovida ka, et meil on seal bufees on kindlasti olemas neid. No, neid sai tegema hakatud sellepärast, et suvised kliendid hästi paljud nagu küsisid, et miks me nagu ei müü neid asju kaasa. Kuna nüüd sügisel oli rohkem aega, vaba aega, siis saigi need asjad nagu purki ja kottidesse topitud. Nii et, ma näen, et siin on ka loomanahku. Ja ikka. Et siin nüüd kõrval teisest külast Lõmanda kandist üks kasvataja siis tõi meile müüki. Siin on tavaline lambanahk ja sealpool on siis Gotlandi lambanahk. Ja sellised armsad. Seda me kasutame nüüd oma töös. Et nüüd peaks ka olema Madame Stolzi toode, aga nendega siis viime tubadesse vett ja jalutame siin mööda majapidamist ringi. Ja siis kui tuled siia ilma kotita ja saad kotitäis kraami endale kaasa osta. Just. Eelmised 2 nädalat väga populaarne asi, mida ma müühin päris palju, on sellised välis nagu vaasid. Need õue. Just. Seda võid toas ka kasutada, meil on restoranis ka minu meelest praegu isegi kasutuses samasugused. Need on nagu need vanad, nad näevad nagu ahjuplekk on ju. Ja vaata, kastekannud olid vanasti ka kuidagi sellise mustriga. Et ma mõtlen, et eelmine nädal just ühe härraga rääkisime, et ütles, kuule, mul on kodus kuurinurgast ahjupleki, et kuule, ma peaks põuale ka tegema samasuguse. Neid saab kasutada nii sees kui väljapool. Päris õlilambid, jah? Jah, et siit keerad korgikese maha, tahk on sees.
ja näed, siia paned õli sisse ja toast kasutad siis sükest õli, mis... Saab õues panna maja ette või? Ja toast saad ka, et lihtsalt kasutad sükest õli, vaata, mis ei lõhna liiga hullult. Need on roosad. Ma võin sulle öelda, et veel ägedamad roosad on mul juba läbi müüdud, nii et mis olid veel kärtsumad roosad. Nii et siin on kohe näha, et kõiki teisi toone on hunnik ja need on siin kolm tükki alles. No, ma ütlen, ühed roosad olid mul veel kärtsumad, siis need ma müüsin esimesel päeval vist kohe 10 tükki maha. Nii et me üritame nagu müüa seda, mida me ise kasutame, et siis inimesed saavad taas nägemisrõõmu ka, et restoranis vaatab, kuule, aga te müüsite neid nõusi ka seal, et meie stiil on ka pigem siuke maalähedane, et kui pärast restorani tulete, siis näete ka, et on laul nagu linu peal ei ole, ongi siuke maalähedane, siuke naturaalne puit. Aga aitäh sulle, Jaanus! Ja palun! Kindlasti me õhtul siis kogeme kõike seda, mis me siin nägime. Ikka, muidugi. Ja nüüd võite kirsikal võtta natist kinni ja ta teeb teile äkki vahvlit ka. Väga hästi tehtud. Mul on suu tuhk-suhtune. Sain oma roosa küünla. I'm here with Maria in Pilguse residency and I want to ask, how did it begin? No, so basically I'm half Estonian, half Swedish. So my mother is from the island. So she was born in Atla, which is a neighboring village. And they actually escaped in 1944. So one of the last boats that left Saaremaa and ended up on Gotland, which is our neighboring island. So that's my connection to the island. So first time I was here in 94. Then I was here in 98, and then 2007, my mother and her sister wanted to sell the farm or the land that they once lived on. So we decided to take over and rebuild. So we did that, and then we were here in the summers, and then it became Easters, and then Christmas, and then we were here during COVID. So Pilguse, we took over the ownership summer 2021. Just before midsummer, and it was still COVID, and it was very simple. We just had 15 rooms, and we had the food truck and it was very good that the Estonians weren't traveling, so we got to know quite a lot of very nice Estonian people that came and stayed with us, and quite a lot of them has been part of our journey, basically. Well, you can say up to 3 years ago, so this is our third proper season operating with, I think we have 25 rooms and can sleep up to 62 guests. I want people to feel like they're at home, but that is slightly different from their home, so they still feel that they are on a holiday. I think the property has so much to offer already, but then with all the nature and the buildings. Yeah, it is very unique energy here. I already saw the room where I'm staying. It's like earthy feeling is here. Yeah, no, that's great. No, but that's the thing. I think what we want is when people come here is that you leave everything behind. Because we all live such hectic lives, and I think it's like everything stops when you come here. And I think also what we want is that when people leave, that obviously they want to come back, but that they also feel that they're rejuvenated and inspired, and not just with the nature, but with the food and what we try to offer here. Maria,
What did you do before? Well, before in Stockholm, I had a production company. So actually, me and my husband, that's also how we met, because he was doing lots of music videos and commercials. So that's what we very much looked at in Sweden in the early 90s. So one of the projects that we worked on was obviously the Spice Girls' first music video. And So it was, what was it? Well, it was Wannabe. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. So since then, we've actually done quite a few commercials with both the Spice Girls and with David and Victoria Beckham. And actually, before this, you were entertaining business, yeah? Yes, in a sense, you can say. But I think also by having the history of working as a producer and having my production company, what it's all about is creating environments, and that's, I think, is very much part of what I want to do here, is to create an environment and also build on it. So obviously we have big plans for the very near future with all the other buildings. I heard you have this special suitsu sauna here. Exactly, yeah. And what people can do more? We're not a traditional hotel in the sense that you have an elevator and you go up and down and you go to your spa. So you have to actually go outside. So we have 3 types of sauna. Smoke sauna that when we took over it had a fire, so we had to restore it. So we had he's an art teacher, professor at Tartu University, but his summer job is that he restores burnt saunas. Yeah. So, and everything they do is handmade and things like that. So we have the smoke sauna, we have an igloo sauna. That's also located more privately, and then since we're set on freshwater springs, we have some dipping ponds that you might need to try. Yeah, you have to see. I see. Yeah. And then we have a home sauna here. We have hot tubs, and then what we're doing is we're going to be expanding with an indoor swimming pool, and it's like also wellness treatments, but not like proper spas, a bit more rustic. Since we have 90 hectares of land, we have 2 lakes. So in the summertime you can go kayaking, canoeing, you can go swimming in one lake, you can go fishing, and you can lots of hiking. And so you can get to the sea actually with some really beautiful beaches. Yeah, I heard you have a special dinner this evening. Tell me about it. What is going to happen? What is going to happen? No, so that's one of the things. Especially when you're located as far away as we are, is that you have to create things that are interesting for the Estonian people to come and experience something. So obviously we have the Christmas market that you saw, which is the first year that we're having, and then what we're doing is we're doing a Swedish style Christmas table, so that's my heritage, but obviously we all eat herring and trout and blood sausage, but it's just a very different way of presenting it. No, so this is our 3rd weekend, and then for New Year's we have lots of people coming, and then we also have which is not tonight, but we have guided smoke sauna experiences with herbs and ash body scrub and salts. And I checked in my room. I saw you have those special body lotions, and are those made here? Yes, So they're made by Hoya. In Kurusar. Yeah, exactly. So they're fantastic. So they helped us. I mean, some of the products is what they have as well, but then some they did specially for us in terms of the botanicals and the scents and things like that.
And very, very good smell. I already Yeah, you already tried tried it. a little bit. Not Yeah, good. But I mean, that's I think for us really important to work with the local community, and also just so we have Öd houses, cottages, so it's all Estonian design. We have greenhouses for guests to sit in front of the fire and have a glass of wine. So that's also Estonian. Yeah. If you have one chance to make a music video in this time, with who you will do it? God, it's such a hard question because it's. I would most probably do Tommy Cash. Very good answer. Because he does such great things, Yeah. so it would be a challenge. But yes, definitely. It's like creative way of doing things. So yeah. Thank you so much, Maria. Yeah. Tere õhtust! Ma näen, Meil et mida saha? siin on imeline atmosfäär. Ma ei olnud selleks valmis. Ja, et meil on siis see kord siis teemaks Rootsi jõulud. Et on siis selline traditsiooniline Rootsi buffet. Et erinevad asju, mida siis Rootsi jõululaualt võid leida. Et lauas on kõigepealt siis piparkoogid ja gorgonzola juust. See on selline traditsiooniline, mida nad siis nagu, millega nad alustavad oma õhtusööki. Alustame siis siit poolt otsast, et lähme niimoodi tipa-tapa läbi. Et mis me siin leiame, on siis 3 erinevat moodust heeringat, kõrvale siis värskelt keedetud kartul, siis on kraavlaks, tüüpiline jälle Rootsi jõululaual, siis on juba müügisaalist tuttavad asjad. Ja minu kotis. Just, on siis see seemneõhik, siis on näkileib, siinpool on siis värske ciabatta, focaccia, siis on hapendatud köögiviljad, siis sinu ees on labnee, on siis selline värske juust, pehme, kõva juust on siis vana hollandlane, siis on roast beef mädarõikakastmega, siis on pardi terriin, on sellise vürtsika jõhika moosiga, külmad vastikesed, on ka kohalik hirvevorst ja siis on muidugi verivorst, on juba väljas ka magustoidulaud, on siis traditsiooniline jõulumaius, mida nad hästi palju söövad, on safranikuklid, šokolaadimussee, kuhu kõrvale kindlasti tuleb panna oliivõli ja meresoola, ploomitartalett, siis on selline martsipanimaius, jälle hästi traditsiooniline Rootsi jõulumaius, siis samas on šokolaad, mida ma sulle enne juba maiustada andsin, siis on mandliküpsis, mitte mandli, kaerahelbeküpsis, siis on valge šokolaadi amps külmkuivatatud vaarikaga, ja siis hästi põnev asi, mis on siis jääšokolaad. Et ta nüüd on jäävanni peal, et siin all on jää ja siis seda tulebki nagu süüa külmalt. Et siit soovitangi võtta niimoodi natukene igast asjast midagi mekutada. Väga ilus piparkoogimaja. Ja Kas see on teie tehtud? see nüüd on Maria mehe tehtud. Maria mehe tehtud. Ja, see nüüd Johnny Looming nüüd eelmine nädal vahetus tegi. Nii, aga siin on siis 3 erinevat asja, mis ma nüüd tegin mekutamiseks. Ja. Suksed ägedad. See, mis ma nüüd sulle annan, see nüüd on apelsini ja mädarõikega, mitte üldse selline traditsiooniline kooslus on ju. Oi, see on selline päris kange naps. Need on kanged napsad nüüd, jah. Pean lõpuni võtma. Ja, mis? Sa tulid ikkagi ju nautima jõuluõhtusööki, et siis tuleb ikka juua korralikult. Teine, mis ma nüüd sulle andsin, on mustsõstralehtedega. Väga tugev mustsõstralõhna Oh küll. jaa. No vaatame. Päris kanged asjad Need on kanged, need on nüüd 40-sed. Ja siis 3. on siis, mul omal kasvab, aida kõrval kasvab fenneli pöösas. See nüüd on fennelist tehtud, et natukene tuletab sellist lagritsa kommi võib-olla sulle meelde. On jah, lagritsa lõhnaga täiesti. Selline äge asi ka. Ja siin, et inimesed aru saaks ka, vaata, siis ma näitan kaamerale võib-olla lähemalt ka. Siin on mul fennel on sees ka täitsa, nii et
Ma proovin selle fenneli maitselisega ära siis. Proovi. See on ka päris korralik. Ja, nad on kanged. Aga sellel külmal talveõhtul ma arvan, et väga hästi soojendab seest ära. Jaa. Aga muidu neil on nii, et neil on kõik asjad juba nagu lauda välja pandud on ja sealt ise valid. Ja siis saad täpselt seda süüa, mida sa ise tahad, jah, aga meie just tahtsime seda, et külm toit oleks nagu väljas ja siis sooja toidu toome lauda nagu soojana. Valik on rikkalik, nii et... Ma juba väga ootan seda. Aga hakkame pihta. Hakkame pihta. Jaanus ütles, et ma pean kõike proovima ja ma kavatsen seda täna teha ka. Natuke igast maitsest, aga samas jätan kõhtu ruumi, et ka õhtusöögi jääks ruumi. Võime siia natuke sidruunid peale. Minu lemmik, kuivik, mis mul kotis ootab mind. Saia praegu hetkel rohkem ei taha. Aga oliividest ma ei ütle kunagi ära, kus on. Mida ma tahtsin kindlasti proovida, on see juust siinpool. Selle juustu ma panen natukene selle kuiviku peale, sest ma kujutan ette, et see on kindlasti ülimaitsev. Ja kellele ei meeldiks kõvajuust? Kõvajuustu võtaks kohe 2. Ja nüüd proovime ka seda liha. Ma võtan seda ka. Aga proovime järgi siis selle söögi. Ma ei tea, kas te selle sisse panete, ma võtsin need 2 shotti ära, ma olen jumala wasted. Ma tegin sulle need head ja paremad sooja toitu. On siis selline jõulukapsas, see on siis punased kapsad tehtud. Selle kõrval on siis röstitud porgandid. Traditsiooniline Rootsi lihapallid kastmes, natukene siis vorstikesi. Selle taliku peal siin on siis mee ja sinepiga marineeritud forell beurre blanciga ja kalamarjaga. Siis siin taliku peal on kartuligratin ja siis on sweet and sour soja ja teriyaki kastmega tehtud ribid. Need paistavad väga ahvatlevad välja. Ja siis muidugi alati, et lihapallide juurde peab muidugi ka käima ju pohlamoos, nii et siis pohlamoos on ka olemas. Et kõik on olemas, nii et laske ja maitsta. Nii et siin on jälle sellised uusi maitsed, mida nagu avastada. Nii et jätku leiba. Aitäh! Ja nüüd läheme vaatame selle suitsusauna üle. Wow, siin on väga suur eesruum on siin ja ma ütlen, et ma ei olegi sellises suitsusaunas kunagi käinud. Vaatame sinna lavale ka siis. Lava on mu lemmikkopp, teate küll. Nii, kus see lahti? See oleks nagu Nukitsamehe filmis. Otsi lolli, kes ei kardaks kolli. Wow, ma ei ole mitte kunagi nii suures suitsusaunas käinud. Tilgakena ikka ümberringi öeldi, et võib visata. Ja siin on. Väljas on külm, tee on olnud pikk ja ma võtsin liiga palju, natuke vähemaks. Väga vähe pidi panema, sest nad ütlesid, et see tuleb niimoodi vaikselt, aga tugevalt. Vaatame, kas kannatab. Ei kannatagi. Kes oleks osanud arvata, et see sellise vaikselt, aga tugevalt hooga tuleb peale. Saunalaulu. Viska leili. Ei. Ma ei oska laulda seda. Ma tean, küll on see viska leili. Või kuidas see käis? Leil on tervisele hea. Ma isegi ei mäleta seda meloodiat. Me ei saa mööda laulda ka nüüd. Oota, ma taitsin saunatantsu. Viska leili. Leil on tervisele hea. Teeme sooja või? Küll on mõnus sooja hea. Viska leili. Kondid pehmeks klaariks pea. Viska leili. Ikka leili. Viska leili. Vitlemine üli hea. Viska leili. See on siis Pilguse suitsusaun.